Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eelmises videos ma rääkisin Al-Kursi ajast, Al-Kursi värsist. Ja nüüd ma jätkan selliste väiksemate Koraani suurade väikse seletusega. Ja järgmiseks siis praegu võtangi Az-Zalzala suura. Az-Zalzala peatükk tähendab maavärinat ja see on siis Medina suura. Et meil on, millest võiks ka rääkida, et meil on Mekka suurad ja Medina suurad ja siis Mekka suura on Koraani peatükk, mis on ilmutatud enne prohveti sallallahu alaihi wasallam Mekkast Medinasse emigreerumist. Ja Medina suurad on siis need peatükid, mis ilmutati pärast prohveti emigreerumist. Ja siis see Az-Zalzala on siis Medina suura, ehk siis ilmutatud pärast tema emigreerumist. Ja arabi keeles kõlab see siis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Eesti keeles kõigepealt nii nagu kõik suurad või enamus suurasid algavad Bismillahirrahmanirrahim, Jumala kõige halastavama ja kõige armulisema nimel. Edasi, kui maa väriseb oma viimset suurimat värisemist ja viskab välja oma koorma ja inimkond ütleb, mis temaga lahti on, selle maaga siis, mis selle maaga lahti on, mis tal viga on. Tol päeval jutustab ta oma loo, sest su issand on talle selle avaldanud. Tol päeval tulevad inimesed esile gruppides, et neile näidataks nende tegusid. Nii et kes teeb kübemegi võrra head, saab seda näha ja kes teeb kübemegi võrra halba, saab seda näha. Ehk siis kõige kõrgem Jumal annab teada, mis hakkab toimuma ülestõusmispäeval, viimsel kohtupäeval, ning et maa väriseb, rapub ja raputab nii, et kukuvad kokku kõik maal olevad hooned ja ehitised, samuti mäed kukuvad kokku ja tehakse maatasa ja maapind saab olema siis selline viljatu tasandik, kus ei ole mingit lohku ega kallakut, et kõik on selline tasapind. Mis Allah ütleb ja viskab välja oma koorma, ehk siis maa viskab kõik surnud ja igasugused aarded, mis selle sees on, viskab välja. Ja Allah ütleb ja inimkond ütleb, siis kogu seda õudust nähes, kogu sellele mida me ei suuda ette kujutada sellisele õudusele, kogu seda õudust nähes ja olles sellest imestunud, siis inimesed ütlevad, mis temaga lahti on, ehk mis on juhtunud selle maaga, mis toimub. Edasi Allah ütleb, tol päeval jutustab ta oma loo, siis maa jutustab oma loo, tunnistades inimeste osas siis nii hea kui halva osas, mis nad tema pinnal tegid. Ja maa siis on üks tunnistajatest, kes tuuakse esile tunnistama siis kas Jumala sõnaste heaks või nende vastu, nende tegude osas. Nii nagu näiteks ka meie käed, meie silmad, kõik on tunnistajaks ka siis meie poolt või meie vastu viimsel kohtupäeval. Kõik, mis me tegime oma kätega või jalad näiteks samamoodi on meie ka siis poolt või vastu tunnistajaks. Kui me läksime kuhugi, kas me läksime mošeesse, midagi head tegema või läksime kuhugi, ma ei tea, ööklubisse näiteks, kõndisime jalgadega, et kõik see on ka siis, saab olema meie vastu või meie poolt tunnistajaks, samamoodi ka siis see maa ise, et kõik, mis me tegime, kas me palvetasime kuskil maa peal, tegime midagi head või me tegime mingit pattu maa peal, et samamoodi see maapind on siis tunnistajaks kas meie poolt või meie vastu. Ja siis sellepärast, et siis maa jutustab oma loo sellepärast, et su issand on talle selle avaldanud.
ehk siis käskinud tal rääkida seda, mis tema peal tehti. Ja maa ei ole siis ka Jumala käsu suhtes sõnakuulmatu, et ta tõesti teeb seda, et kui talle öeldakse, et ta räägiks ja tunnistaks inimeste vastu, siis ta ka seda teeb. Tol päeval tulevad inimesed esile ehk siis ülestõusmise sellisele platsile, kus kõik on siis selline üks tasandik, kus ei ole mingit lohku, mingit kallakut, mingit küngast ega midagi. Kus siis Jumal mõistab kõikide inimestele kohut ja nad tulevad siis sinna gruppides ehk erinevates rühmades ja siis selleks Allah ütleb, et neile näidataks nende tegusid. Ehk et Jumal võiks näidata neile, mis halbu ja mis häid tegusid nad on teinud ja siis näidata neile oma tasu, mis ta neile valmis on pannud. Allah ütleb edasi ja mis on ehk minu jaoks võib olla see kõige tähtsam osa sellest suurest või kõige selline, mille peale võiks kõige rohkem ehk mõelda. Allah ütleb, et nii, et kes teeb kübemegi võrra head, saab seda näha ja kes teeb kübemegi võrra halba, saab seda näha. Ja see siis hõlmab ja on üldine siis selline kogu hea ja halva osas, mis tehti. Sest kui inimene näeb isegi kübemegi võrra tehtud head või halba ja talle tasutakse selle eest, siis kahtlemata käib see ka kõigest selle suhtes, mis sellest suurem on. Et see ei tähenda ainult siin, et kes teeb kübeme võrra halba, saab seda näha, et ainult see, kes väikseid asju teeb, et see hõlmab ka kõiki suuremaid tegusid loomulikult. Ja nii nagu Jumal on öelnud teises värsis, päeval, mil iga hing leiab kohalolevana selle hea, mis ta tegi ja selle halva, mis ta tegi, ta soovib, et tema ja selle vahel oleks pikk ajaperiood. Ja samuti on ta öelnud, ja nad leidsid selle, mis nad tegid kohalolevana. Jällegi võib-olla eesti keeles jälle kõike täpsem, aga kohalolevana leidsid selle siis eest, võib nii öelda. Ja selles ongi siis suur julgustus inimesele tegemaks head, isegi kui see on hästi-hästi väike või pealt näha selline tühine heategu, et see kõik saab olema üles kirjutatud, kõik me seda saame ka näha, isegi kui see on mingi väike pisike tegu. Ja samuti on selles suures siis või selles värsis, konkreetselt selles värsis hoiatu siis halva tegemise eest, isegi kui see on midagi väga vähest. Et me võib-olla me ei mõtle, et see võib midagi väga-väga halba olla. Et mõtleme, et mis siis ikka, et kui me seda teeme, et see on nii tühine asi. Aga me kunagi ei tea, kuidas see võib lõpuks mõjutada meie tulevast elu. Et siin on ka head näited prohveti sallallahu alaihi wasallam hadiithidest. Näiteks pealt näha hästi pisikesed asjad, vähemalt üks neist, kus üks mees oli kõrbes ja tal oli janu ja ta leidis ühe kaevu ja ta läks sinna kaevu ja jõi sealt vett. Ja kui ta kaevust välja tuli, ta nägi, et kaevu juures oli üks koer, kes oli nii suures janus, et ta sellest suurest janust lakkus siis sellist mudast pinnast või sellist vesist pinnast, mis seal oli muda põhimõtteliselt. Ja siis see mees mõtles, et okei, et see koer tunneb samasugust janu, nagu mina tundsin enne. Ja siis ta läks alla kaevu ja täitis oma jalanõu veega, tuli sealt kaevust välja ja andis selle jalanõuga sellele koerale vett juua. Ja siis selle hadithi järgi oli siis see põhjuseks, miks see mees läheb siis paradiisi. Et pealt näha võib-olla üksna selline väikene asi, et lihtsalt loomale juu anda, aga tegelikult selle mõju siis oli hästi-hästi suur selle inimese puhul. Ja samas näiteks samamoodi vastupidiselt loomade halvasti kohtlemise kohta näide, kus siis ühel naisel oli kass, keda ta pidas siis kodus, aga keda ta ei toitnud. Ja samas ta ei lasknud sellel kassil ka välja minna, et see kass ise võiks endale toitu leida. Ja kuna see kass sellise kohtlemise tõttu ära suri, siis see oli siis põhjus, mille tõttu see naine saab minema või läheb siis põrgusse. Et pealt näha sellised
võib-olla mitte nii suured või nii tõsised asjad, aga mis võivad väga palju mõjutada. Et sellepärast tasubki ühelt poolt siis hoiduda ka igasugustest väikestest halbadest asjadest, et mitte mõelda, et no ma seda asja teen, aga et ma siis loodan, et Jumal andestab mulle selle eest, et ma siis mõne muu asjaga püüan seda korvata, et teen siis selle võrra rohkem head. Noh, vahepeal mõne asjaga lihtsalt on nii meie eludus, et ma arvan, et eriti siin ühiskonnas elades vahepeal me tunneme või vahepeal me kuidagi, meil on selliseid dilemmasid hästi palju, siis me mõtleme jah, et okei, et ma jätan näiteks selle asja tegemata, ma näiteks teen mingit sellist asja, mida ma ei peaks tegema. Et selles mõttes on see aru saada, et see ei ole alati lihtne, aga me peaksime võimalikult palju püüdma siis ikkagi hoiduda sellest, nendest ka väiksematest halbadest tegudest või väiksematest asjadest, mis on islamis keelatud. Ja teiselt poolt siis muidugi peaksime püüdma teha võimalikult palju häid tegusid, isegi kui need tunduvad hästi pisikesed. Et annetada näiteks kellelegi, isegi kui see on midagi hästi tühist, pisikest, et see on eelkõige mulle endale meeldetuletus enne kõikidele teistele meeldetuletusena on see minule endale meeldetuletus, et samamoodi näiteks kui me vahepeal tunneme, et okei, et mul ju näiteks mul on endal vaja seda raha millegi jaoks, mul on vaja midagi osta, midagi teha, mingit asjadest maksta ja mõtleme, et okei, mul ei ole nii palju raha, et heategevusse anda, aga see ei pea kunagi olema mingi suur summa. Et kas või näiteks 1 euro kuhugi annetada, mis ei mõjuta tegelikult ju kuidagi meie igakuist rahalist olukorda, aga samas võib see olla lõpuks meie heategude kaalul just see asi, mis siis head teod üles kaalub ja siis või tähendab, mis teeb kaalud raskeks heade tegudega ja mis aitab meil siis inshallah paradiisi minna. Et me ei tohiks kunagi arvata, et mingi hea tegu on liiga väike või samamoodi, et mingisugune halb tegu on liiga väike, et sellest hoiduda, et see ei ole liiga tähtis või see ei ole üldse tähtis. See oli siis suura Az-Zalzala seletus ja inshallah järgmises videos jätkan ma mõne teise väiksema suura seletusega. Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.